Me rääkisime diipolmomendist ja polarisatsioonist, siis me tõime kõik selle näitena sellise ilusa ühe või kahemõõtmelise olukorra jaoks. Loomulikult üldjuhul ei pruugi siis polarisatsioon ja mingisuguse kujutatava pinna normaal olla siis, omavahel paralleelsed. Seega järgnevalt vaatame nüüd üldise kolmemõõtmelise juhu jaoks. Ehk siis mingisugune pind delta S oma normaaliga ja siis kuskil polarisatsioon antud juhul siis juba vektorkujul välja tooduna ja nende vahel on siis mingisugune nurk theta. Ehk meie paralleelses olukorras me nägime, et siis polarisatsioon B oli lihtsalt võrdne ruumala ühikus olevate diipoolide arvu ja siis selle üksiku diipooli diipolmomendi korrutisena. Nüüd meie üldisel juhul sõltub siis see pinda läbiv kogulaeng, mis siis polarisatsiooni tõttu liigub siis sellest mis tahes meelevärdsest pinnakesest läbi, on siis lihtsalt skalaarkorrutis polarisatsiooni ja siis selle sama pinna normaali vahel. Ja see on siis seotud laeng, mis liigub siis sellest pinnast läbi alt ülesse. Ehk siis polarisatsioon ja pinna normaal on siis omavahel väiksema nurga all kui 90 kraadi. Sellisel juhul siis pinnast ülespoole normaali sihis tekib siis positiivne laeng, järelikult sinna pinna alla jääb meil siis negatiivne laeng. Nüüd võtame jälle mingi abstraktse üldise kinnise pinna S. Ja polarisatsioon läbi selle pinna võib olla erinevates kohtades erinev. Kas siis seetõttu, et elektriväli ise on ebaühtlane või siis keskkond on ebaühtlane. Ja me tahame teada nüüd siis seda kogu laengut, mis jääb siia pinna sisse. Tingituna siis seetõttu, et polarisatsiooni tõttu liiguvad osad laengud üle selle pinna piiri. Siis loomulikult siin on meil siis pisikene laenguke, me peame siis integreerima kokku kõik need pisikesed panused, ehk siis laeng, mis jääb nüüd pinna sisse ja rõhutan, tegemist on seotud laenguga, mis tekib ainult polarisatsiooni tõttu. Kui väline elektriväli eemaldada, siis polarisatsioon kaob ja see seotud laeng samamoodi kaob. Ta ei saa sealt otseselt minema liikuda, vaid ta on seal paigal ja välise elektrivälja mõjul, võivad need laengud üksteise suhtes nihkuda ja tekitada siis paigal oleva laengu. Ja nüüd, kui see valem andis meile siis laengu, mis liigub läbi pinna seest väljapoole, siis järelikult sinna pinna sisse peab jääma vastupidise märgiga laeng, ehk siis on miinusmärgiga. Jällegi siis kahekordne integraal üle kogu kinnise pinna nendest pisikestest osapanustest, ehk siis mitte enam delta, vaid ds. Ja see peaks olema üsna tuttav, kangesti näeb välja nagu Gaussi teoreem, siis, mis tõsi küll kehtib vabade laengute puhul. Ja järelikult me võime ka siin vaadelda sellist mõistet nagu siis nende seotud laengute ruumtihedus. Ehk siis, kui meil liiguvad laengud pinna seest välja ja siia jääb mingisugune laengut ülejääk, siis ilmselgelt on nendel ka mingisugune seotud laengu ruumtihedus. Ja jällegi siis B indeksiga B, mis tähendab, tegemist on just seotud laengutega. Ja saame seda integreerida, üle siis ruumala. Ja nüüd me saame ka siin rakendada divergentsi teoreemi ja asendada siis selle pindintegraali polarisatsioonist üle pinna ruumintegraaliga siis polarisatsiooni divergentsist selle ruumi sees. Mäletades divergentsi teoreem kehtis kõikide vektorväljade puhul, järelikult kehtib ta siis ka polarisatsiooni puhul. Ja sellisel juhul me võiksime siis kirjutada, et see meie
seotud laeng on siis miinusmärgiga. Nüüd tuleb meil siis kolmekordne ruumintegraal. Vabandust, siin ei ole tänu S, vaid siin on nüüd juba V. Nii. Ja loomulikult see järgmine võrdlus jääb ikka kehtima. Ja siin vasakul ja paremal on tegemist täpselt sama, eks ole, kehaga, täpselt sama ruumalaga. Ja kui see kehtib, see võrdlus siis üle selle konkreetse ruumala, tegelikult kehtib ta üle igasuguse ruumala, üle siis diferentsiaalse ruumala. Ehk me saame need kaks poolt omavahel kokku võtta, jällegi sarnaselt, nagu me leidsime siis selle Gaussi seaduse punkti kohta, saame me leida ka siis nüüd selle polarisatsiooni kohta ja kehtib selline reegel, ehk siis selle seotud laengute ruumtihedus on siis miinusmärgiga polarisatsiooni divergents. Nii, ja ainukene Maxwelli seadus, mida me siiamaani vaadanud oleme, Maxwellil on 4 seadust, täpselt Maxwell-Heviside'i omi. Maxwell ise meisterdas kõvasti rohkem, aga Heviside võttis nad siis kokku väiksemaks arvuks. Ütles meile siis seda, et elektrivoo tiheduse divergents mingis punktis annab meile siis laengu ruumtiheduse selles punktis, vaataks te seda mäletate. Ja me saame seda ka kohandada elektrivälja tugevuse jaoks. Me teadsime, et see on meil elektrivoo tihedus. Vaakumi dielektriline läbitavus ilmselgelt ei sõltu asukohast, on universaalne konstant, seega võime selle julgelt tuua siis tuletise märgi ette, nagu konstant ikka. Me võime selle kirja panna sellisel kujul. Kes on võib-olla rohkem huvi toonud ja ringi vaadanud, tegelikult neid Maxwelli võrandeid saab kirja panna üsna mitmel erineval kujul. Mulle endale pigem on meeldinud see esimene kirjapilt, kuna ta on kõige kompaktsem. Siin on, nagu te näete, vaja 2 konstanti, esimeselt võrrelda sealt 1. Aga jällegi tihtipeale pannakse hoopis sellisel kujul kirja, et mõlemad kirjeldavad täpselt ühte sama asja, lihtsalt natukene erinevad kirjapildid. Nii, nüüd see meie kogu laengu ruumtihedus kuskil ruumipunktis. Tähistame seda siis RV ja paneme mingi alaindeksi, näiteks siis tõh sõnast total, koosneb 2 osast. Esiteks koosneb ta siis vabade laengute ruumtihedusest ja kuna see on see nii-öelda põhiline, millest elektromagnetismi teooria räägib, siis talle me mingit alaindeksit ei pane. Ja lisaks võib olla ka mingis materjalis veel siis seotud laengute ruumtihedus, mis tekkis siis polarisatsiooni tagajärjel. See on nüüd siis see summaarne laengute ruumtihedus. Ja rakendame nüüd need 2 viimast valemit koos. Nii et me saame, et elektrivälja tugevuse divergents on siis sest et need mõlemad laengud on täiesti reaalsed laengud. Mõlemad on, eks ole, elektronid ja või prootonid, positronid. Ehk selles mõttes neil vahet ei ole. Vaheliselt selles, et ühed saavad eksisteerida kõikjale ja vabalt liikuda. Teised saavad siis ainult välise elektrivälja mõjul eksisteerida materjalis ja nende liikumine on, eks ole, piiratud. Nii, nüüd selle seotud laengute ruumtiheduse kohta meil on siin kohe täpselt samal real olemas sobiv valem. Ehk siis vabade laengute ruumtihedus miinus polarisatsiooni divergents. Nii. Ja seda on nüüd mõistlik jällegi natukene ümber tõsta. Ehk siis divergents elektrivälja tugevusest pluss divergents polarisatsioonist jagatud läbi epsilon nullikesega annab meile siis vabade laengute ruumtihedus. Vabad laengud on need, mis tekitavad, eks ole, elektrivälja, need on, mis meil huvi pakuvad. Ja
divergents on, eks ole, põhimõtteliselt tuletise võtmine, kui te mäletate, siis tuletise võtmine on lineaarne operatsioon, ehk siis tuletis E-st pluss tuletis B-st on sama, mis tuletis E pluss B-st, ehk me saame selle nabla operaatori tuua sulgude ette. Minu paha jälle. Topeltnabla meil enam vaja ei ole, ehk lihtsalt B epsilon nulliga. Mis me ära unustasime? Minu paha. Siin paremal poolt ei kao see epsilon nulliga ka kuskil ära. Nii. Ja me võime selle võrrandi mõlemad pooled epsilon nulliga läbi korrutada. Rõhutan veel kord, et see on konstant, eks ole, seega me saame ta tuua rahulikult ka tuletise märgi alla. Ja me jõuamegi sinna lõpuks välja, kuhu me tahtsime jõuda. Nii, ja siin on siis seesama esimene Maxwelli võrrand või Maxwell-Heaviside võrrand, mida me oleme siis nüüd laiendanud vaakumilt, mida me oskasime alt enne kasutada ka nüüd mingisugusesse konkreetsesse keskkonda. Ja järgmine asi, mida ma teen, on selline füüsikute mõistes võib-olla mitte kõige õigem. Ehk siis kõik, mis ma edaspidi teen, tugineb jällegi eeldusel, et see meie keskkond on siis isotroopne ja homogeenne, ehk tema omadus ei sõltu suunast ja on igal pool ühesugused, siis me saame rakendada sama seaduspära elektrivälja tugevuse ja polarisatsiooni vahel, mis te mäletate, oli selline, et polarisatsioon sõltus elektrivälja tugevusest lineaarselt. Ja sellisel juhul siis defineeritakse elektrivoo tihedus mingisuguses keskkonnas pluss siis polarisatsioon, mida me saame omakorda kirja panna siis keskkonna dielektrilise vastuvõtlikkuse kaudu. Me näeme, et me saame seda epsilon nulli elektrivälja tugevuse saame tuua sulgud ette. Sulgudesse jääb siis 1 pluss keskkonna dielektriline vastuvõtlikkus ja kui te juba mäletate, varasemas siis see siin ei ole mitte midagi muud kui siis selle keskkonna suhteline dielektriline läbitavus ehk elektrivoo tihedus keskkonnas, eelduselt on homogeenne lineaarne, on epsilon 0 korda epsilon R korda elektrivälja tugevus või kasutades lihtsalt üldist dielektrilise läbitavuse terminit või mõistet veelgi lühemalt. On palju selliseid erandeid või täpsustusi. Nende kohta palun vaadake siis loenguslaididel on ka natukene juttu ja mõned näited. On olemas näiteks ferroelektrikud, on olemas elektreedid, on olemas siis materjalid, kus elektrivoo tihedus ja elektrivälja tugevus ei pruugi olla samas suunas. Aga antud videos me neid rohkem käsitlema ei hakka. Nii, ja sellega on siis ka kõik.